Mina olen Karolin Krainak ja ma mängin esmalt 3 pala Eduard Tubinalt. Neid on mänginud ka käbilareteid. Neist esimene on üks prelüüd aastast 1937. Teine on üks lugu Karjaseviiside süüdist ja 3. on pala tsüklist 4 rahvaviisi minu kodumaalt. Teise pala aluseks on üks rahvalaul. Veere päike Otepääl. Veeri, veeri päevakene, veeri 5 versta taade. Veeri, veeri päevakene, veeri velle aidaarja, veeri sõsara kirstunukka. Võiu, võiu, mina vaene. Võõrale mäel vits on pallus, omal emel upin käen. Oma ema uigas kodu, võõras ema aie mõtsa.
Ja, tere õhtust, tere tulemast Käbi Lareteile pühendatud õhtule. Oleme lubanud vestelda teemade elamise ja mängimise ja mäletamise julgus. Mina olen Aija Saakova ja minuga siin on Leena Käosaar, Kersti Kreismann ja Karolin Krainak. Et meie teates me juba põgusalt avasime, et miks ja kuidas tekkis idee selle õhtu jaoks. Aga jah, tõesti hiljuti soendasime me Leenaga üles oma juba ammuse armastuse Käbi Laretei loomingu vastu ja oli võimalus kirjutada tema loomingust. Ja mõtlesime, et miks mitte seda vestlust siis ka jätkata sellises veidi teises vormis. Ja Kersti Kreismann teatavasti ilmselt olete võib-olla isegi juba seda lavastust näinud. Lavastuses Solist siis Draamateatris mängib Käbi osa ja Karolin jällegi tegeleb eksiilis elanud naispianistide eluvalikute uurimisega ja on ise ka pianist, nii et nii see tänane seltskond kokku sai. Aga hüppame kohe teemasse sisse ja võib-olla ikkagi alustuseks annamegi Leena sulle sõna, et ju see Käbi Laretei, no meile on ta sinuga ikkagi eeskätt kirjanik ja me oleme ka need inimesed juba, kes Käbi Lareteid ei tundnud. Meie jaoks on ta läbi loomingu tuttav, aga ta on ikkagi kuidagi eriline autor, sest sina oled vist vähemalt 4 teadusartiklit tema loomingust kirjutanud. Et kuidas sa avaksid seda küsimust, et miks ta nii eriline on? Tere õhtust ja ma vabandan veel kord hilinemise pärast, et Aija vist natukene selgitas, et ma olin tõesti Tartust Tallinna bussiga teel üle 4 tunni ja võib-olla siis natukene omal nahal sain tunda siis seda, mida Käbi Laretei oma raamatuses tegelikult kirjutab, et kui on mingisugused sellised hädaolukorrad, et näiteks tema raamatuses on, et kuidas ta on kuskil tormi kätte jäänud Rootsis, kuskile kontserdile teel olles, et kuidas sa selle olukorra lahendad, et nüüd on see väike hea selline harjutus mulle nagu õige pisut tema nahka saada minna, kuigi ma ei pea klaverit mängima. Aga et miks ma olen Käbi Lareteiga nii palju tegelenud, ega ma ei oskagi sellele päriselt vastata. Ma arvan, kõige lihtsam vastus oleks, et tema raamatud on mind köitnud ja ma olen tegelenud Eesti lääne diasporaas kirjutatud autobiograafiliste teostega ja siis Käbi Laretei teosed kindlasti selles mõttes on teistsugused kui väga paljud teised teosed, et ta kirjutab natukene selliseid üldisi norme trotsides, üsna sellisel omal moel, julgemalt siis nii, nagu ta esitab oma elu avalikkusele, aga ka üsnagi julgelt enesele otsa vaadates ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga mis siis kirjanduslikult, et ma olen kirjandusteadlane taustalt, et mis mind tema raamatute juures köidab. Et ta alustas tema esimene kogumik, mis ilmus või nagu oli esseede kogu, kellele ma mängin inglise keeles või rootsi keeles ilmus see. Ja see on tegelikult selliste miniatuuride kogu ja võib-olla juba seal ja need iga sellest on eesti keeldega tõlgitud. Ma ei tea, kas see on siin, aga see on keerised ja jäljed selles hiigelpaksus raamatus, mis käest laguneb, kui tahad nagu ta lugeda. Aga seal on hästi juba minutis paigas see, kuidas ta ehitab oma lood üles selliste detailide ümber ja siis nad on, ja siis hiljem, kui ta hakkas kirjutama pikemaid teoseid, siis ikkagi selline fragmentaarsuse detailitäpsus, mis erakordselt hästi annab minu jaoks edasi mingisuguseid hingeseisundeid, mingisuguseid olukordi, elulugu, et ma arvan, et see on mind köitnud tema juures. Ja ma siis ulatan nüüd teisele poole ka kohe mikrofoni, et nagu öeldud, et sa oled pianist, aga oled nüüd ka uurija teele asunud ja sa töötad teatri- ja muusikamuuseumis ja muuhulgas ka Käbi Laretei fondiga sain ma teada. Nii et kuidas sa tegelikult ikkagi nende teemade juurde jõudsid, et just nimelt naispianistid ja eksiilis, et natuke ava seda võib-olla? Jah, eks see on üsna pikk teekond olnud, aga ja selles mõttes see ei ole minu esimene teadustööd.
ma tõesti õppisin ka Rootsis, seal küll ka klaverit ja seal ma uurisin just nagu koduigatsuse elemente eksiilheliloojate loomingus ja just seoseid rahvalauludega ja nende rahvalaulude sõnadega. Enne seda ma olin kirjutanud Muusika- ja Teatriakadeemias siin Tallinnas ühe magistritöö Hilja Saarnest, kes oli ka eksiilis tegutsenud pianist, aga jäi Stockholmist natuke kaugemale Göteborgi, mis on umbes 400 kilomeetrit edasi. Ja tõesti sealt tuli see huvi, pluss, et ma elasin 3 aastat Rootsis ja olin väga tihedalt selles eestlaste kogukonnas sees. Ja kuidagi niimoodi on need lood jõudnud ka minuni, aga üleüldse see mõte, et kujutada nagu põgenikpianistide teekonda ja nende elusaatust, eks see on natuke hullumeelne ülesanne, sest sõltuvalt sellest, kuhu riiki nad põgenesid, see saatus ju kujunes väga erisuguseks, et tõesti need, kes läksid Rootsi, nende aeg näiteks seal pagulaslaagris võis olla ainult mõned kuud, aga näiteks, kes põgenesid Saksamaa kaudu, nad võisid olla seal aastaid, aga eks need olud ju üldiselt ei olnud soosivad. Ja kes olid juba lõpetanud enda õpingud näiteks Eestis, nende ambitsioon oli ju hoopis teistsugune, nad ei tahtnud minna mingile lihtsale tööle, nad üldiselt ikkagi tahtsid ju enda õpitud erialal jätkata. Ja tegelikult praegu ongi, et ma uurin põhimõtteliselt 15 erinevat pianisti, mul on mõned sellised peategelased ja kõrvaltegelased enda selles doktoritöös, aga Käbi Laretaja on üks neist, kes on siis nagu Rootsis fookuses ja tema puhul on tõesti väga suur eelis see, et ta on enda elust kirjutanud ja muuseumisse on ka jõudnud väga palju materjali ja on päris palju sellist uut ja huvitavat tulnud, et me just sel semestril mina koos abilistega, me inventeerime seda tema isikufondi ja loodetavasti varsti see saab nagu kõigile kättesaadavaks, aga juba sealt on tulnud välja üks selline essee, mida ei ole varem avaldatud. Nii et ma arvan, et kui mitte enne, siis kas järgmisel aastal või ülejärgmisel aastal äkki Elaviku sarjas, ja meil on selline kommenteeritud arhiiviallikate sari, et võib-olla seal võib seda lugeda ja võib-olla mingeid kirjavahetusi veel. Aga üleüldse see, et kuidas pianistidel nagu naispianistidel võõrsil läks, et eks need olud ju ei soosinud eriti veel 40-ndatel, et see, mida naistelt oodati, oli hoopis midagi muud kui praegu. Et jah. Ja täpsustuseks kohe, et tõesti ma olen üllatunud, et tõesti ka nii palju neid pianiste siis pagulaste seas on, aga Käbi eluloost teame, et ta ei saanud, eks ju, Rootsis ka õppida päriselt, et see oli pagulastele siiski nagu ei olnud seda ligipääsu konservatooriumis, et kuidas see nagu teiste puhul oli või et kui palju sa seda oskad avada, seda tausta? Jah, Rootsis olid üsna sellised karmid reeglid. Esialgu ei lubatud ka suurematesse linnadesse üldse pagulasi. Olid mingid elukutselised erandid, et näiteks arste ja juriste oodati küll, aga üldiselt ju suunati tõesti füüsilisele tööle. Aga pianistidest on teada, et näiteks Hilma Nerep-Mossin, kes peaks olema praegu äkki 102 ja elab Stockholmis, tema läks Muusikaakadeemiasse õppima, aga see oli ka palju aastaid hiljem ja ta minu arust ei läinud klaveri erialale, vaid muusikapedagoogikasse, et seal läks aega selleks, et ta sai enda unistused ikkagi täide viia ja võib-olla mitte päris nii, nagu ta oleks lootnud. Aga Käbi Laretei tõesti, ta ju kombineeris endale need võimalused, et ta käis Šveitsis eraõpetaja juures ja küll ta käis meistrikursustel. Et selles mõttes ikkagi juba 40-ndate lõpus on Rootsi ajalehtedes temast sellised väga kiitvad arvustused, et kuidas ta on teinud enda debüüdi ja ta on esinenud Stockholmi kontserdimajas, mis on selline esindussaal ikkagi. Ja mänginud väga palju ka Eesti muusikat, et ikkagi teinud sellist nagu kultuuridiplomaatilist tööd. Ja ma võib-olla hästi põgusalt ikkagi ka ütlen siis nagu selle oma suhte, et tõesti ootamatult nüüd juba võib-olla 6-7 aastat tagasi, võib-olla rohkemgi Käbi Laretei raamatud minuni jõudsid. Ja tõesti siis sündis raamat Elamise julgus kirjad Käbile, et mis on siis tõesti, ma ei ole tõesti kunagi päriselt kirju kirjutanud Käbi Lareteile, et need on nagu selles mõttes fiktsionaalsed, eks, aga jah, et need on inspireeritud tema loomingust, et oli selline periood elus, kus tõesti lugesin kõik tema teosed rivis niimoodi ära läbi ja kuidagi need tõesti inspireerisid mind
elu ja enda eluvalikute üle järele mõtlema, et selline võib-olla isiklik suhe siis tema loomingusse. Aga ma mõtlen, et selleks, et me siit nagu edasi saaksime mõnusasti rääkima asuda, et võib-olla me lähemegi nüüd ühe teksti katke juurde, et me oleme välja valinud siin mõned katked just nimelt Käbi Laretei esimesest siis ilukirjanduslikust raamatust, sest see, mida Leena mainis, et need olid need sellised võib-olla muusikalisemad esseed ja siis selle raamatu pealkiri on Peotäis mulda, lapike maad. Ilmus ta siis originaalis rootsi keeles 78 ja eesti keeles siis juba vist 89 loomingu raamatukogus, et seda võime ka korraks siit, ta on selline, minu oma veel püsib koos, aga ta on tõesti niimoodi, et kui teda palju loed, siis ta läheb nagu tükkideks. Nii et jaa, Kersti, palun, et kuulame. Läinud talvel, kui tuubiltäis hiigellennuk teel Ameerikasse tegi hädamaandumise Alaskal ja kontsertreis ka muidu koosnes lõpmata pikast reast komplikatsioonidest, mille ainsaks ülesandeks paistis olevat keskendunud tööd takistada, olin ootamatus nostalgiahoos kirjutanud Le Centre'ile, vaikuse ja rahu kangastusele ja küsinud, kas neil leidub minu jaoks kohta maikuus, mis olevat Tuneesias kõige ilusam kuu. Seejärel unustasin oma tellimuse sootuks, juhtus midagi muud. Papa suri. Olin nagu halvatud, võimetu mängima ja isegi uuesti harjutamist alustama. Täielikus segaduses olin sunnitud ühe kontserdi teise järel ära ütlema. Minu ja klaveri vahele kerkis läbi tungimatu sein ja ma ei leidnud moodust, kuidas sellest üle saada. Muusika vaikis. Seda polnud minuga kunagi juhtunud. Lapsed sõitsid lihavõtteks Saksamaale, majas jäi vaikseks. Siis kolis mamma minu juurde koos Maimuga. Kõik jutud papast lõppesid sellega, et ma tundsin end mängust välja jäetuna. Totaalse sisemise eraldatuse tõttu, millele ma ei leidnud seletust, aga millel paistis olevat kindel tähendus. Seletamatutel põhjustel hakkasin kannatama tugevate kõhuvalude käes, otsustasin kodunt ära sõita, põgenesin. Maimu sõidutas mind Arlandasse, lendasin Stuttgarti. Seal oli mul alles õpingute aegne korter, väike katusekamber, voodi, kapp, pianino. Kristiine võttis mind lennuväljal lilledega vastu ja tahtis mind enda poole viia. Wolfgang oli teed keetnud ja ootas. Samal ajal, kui pakikandja katsus kohvreid Kristiine väikesesse autosse toppida, tabas mind jälle kõhuvalu. Sõnagi lausumata söössin ühte taksosse ja sõitsin oma korterisse ning Kristiine jäi nõutult seisma minu kohvrite ja oma lilledega. Haigestusin ägedalt, magasin hetkede kaupa ja nägin kogu aeg papat unes. Unenäod olid täis sügava mõttelisi detaile, mis tahtsid mulle midagi öelda. Iga kord, kui ärkasin, lamasin kaua ja mõtlesin nad põhjalikult läbi, ent nende tähendus jäi ähmaseks. Võtsin unerohtu. Mu pööningukamber asus Oru ääres mäenõlval. Aknast nägin viinamägesid ja puuviljaaedu. Viljapuudel olid suured pungad, mis ei olnud veel puhkenud, kevad oli hiline. Lugesin palju. Igal hommikul jõllitasime vastastikku, mina ja mu väike pianino. Elasin ootuses, et muusika pöördub tagasi, aga pianino jäi niisama tummaks kui mis tahes muu mööbliese. Oleksin võinud niisama hästi istuda laua taha ja katsuda sellest helisid välja meelitada. Kui palavik oli alanenud, võtsin jälle ühendust oma sõpradega ja hakkasin kontsertidel käima. Seal tundsin end kõrvalise isikuna, nagu inimene, kes leiab, et on sattunud valele poole rampi. Kohtusin loomulikult Maria Luisaga, oma Itaalia klaveriõpetajaga, ja me võtsime üheskoos ette tundide pikkusi jalutamisi idülliliste aedade vahel või savistel metsateedel. Maria Luisa ei salli istudes rääkimist. Ta sunnib oma sõpru saatma teda nendel niinimetatud paaril sammukesel pärast lõunat või õhtusööki. Ta hoiab sul kõvasti käsivarres kinni,
kannab alati vihmavarju kaasas ja kepsleb oma vanusest hoolimata nagu kits. Maarja-Luisa oli osavõtlik ja andis mulle jälle tunda seda sügavat sõprust, mis sidus meid sest saadik, kui ma tema juures õpinguid alustasin. Minu suutmatusest jälle klaverimänguga pihta hakata ei saanud ta siiski aru. Ta kordas visalt, kui sa ennast ainult kokku võtaksid ja mängima hakkaksid. Kõikide vahenditega püüdis ta mind veenda, sest töö on tema usk ja kohusetunne tema elu piits. Ärritusin. Otse kui mamma häälekaja, kui inimene ainult tahab, nemad tahavad. Nad sunnivad end vägivaldselt, nad jäävad haigeks, sapiatakid, süda ja mis kõik veel. Mamma alatine, kui inimene ainult tahab, röövis papalt vahel igasuguse tegutsemisjõu ja halvas ka mind. Lapsena tõrkusin harjutamast, ometi oli harjutamine mulle hilisemas elus valmistanud suurimat rõõmu ja rahuldust. Papa tõrkus samuti, passiivselt. Mamma ja vanaema põrkasid pidevalt selle sõnatu leebe tõrkumise vastu. Kui inimene ainult tahab, tuleb ennast sundida. Kristiine laenas mulle oma auto. Ristmikul rohelist tuld nähes haaras mind aga iga kord põhjendamatu paanika. Kesklinnast eemal olid teed sirged ja laiad. Ma nägin rohelist tuld juba kaugelt ja iga kord lõi kõhtu kramp, mis siis, kui minu kohale jõudes on tuli juba punane, kas kiirustada, et õigel ajal läbi jõuda või aeglustada juba nüüd igaks juhuks käiku. Reageeringud fooritulede ees mandusid sundkujutelmadeks. Hoidsin pinevusest hinge kinni, just nagu katastroofi oodates. Mul ei ole eelaimusi, ehkki hiljem tekkis mul põhjus neid uskuda. See oli ainult ängistusseisund ja usalduse puudus. Oli olemas sisemine valmidus õnnetuseks või kannatuseks, mis väljendus ebamäärases kahtluses. Praegu võib, tuli on roheline, aga nii see ei saa ju jääda, kohe varsti tuleb punane, mis siis, kui see juhtub ja see peab ju juhtuma. Elasin ootuses, et midagi kohutavat peab sündima. Sageli tabasin end hinge kinni pidavast. Ühel päeval sain kirja Hammametist. Monsieur Guigaud kutsus mind lahkesti Le Centre Culturel Internationali. Kutse kehtis maikuu kohta, mai oli käes. Saatsin telegrammi ja asusin ülepeakaela teele. Hammamet. Sisemine rahutus takistab mind magamast. Tuba on külm ja voodiriided niisked. Olen mähkinud endale lina all mohair salli ümber keha ja laman nagu kookon, peal mitu kihti Tuneese erksa värvilisi kodukootud tekke. Need on ääristatud pallikujuliste narmastega ja kui ma tekke ülespoole tõmban, kõditavad villapallid nina ja tükivad suhu. Üks võreluukidest on tuulega lahti läinud ja lööb ebarütmiliselt ja kaeblikult vastu seina. Olen sunnitud üles tõusma. Kuu on edasi nihkunud ja tundub olevat leebemas meeleolus. Külma metalliläike asemel helgib meri nüüd soojemates värvides. Lähen katusele ja kuulatan ööhääli. Läbi pargi salapäraste sosinate toob tuul kaugelt maa poolt koerte haukumist. Agressiivsete häälte kontsert eri helistikes ja rütmides. Kauge, aga iseäralikult peale tükkiv. Kas see tuleb Kõrbeküladest? Õigus jah, neid nimetatakse kabiilikoerteks ja nad lastakse ööseks lahti suuri apelsini ja sidruni puusalusid valvama. Täpselt nagu need metsikud koerad Leedu mõisas, kus me lastena ühel suvel olime. Ka Nõmmel lasti koerad ööseks lahti. Nõmme. Meil on kokku olnud kindlasti oma 50 kodu, kui mitte rohkem, kõik ei tule meeldegi. Nõmme moodustas omamoodi kindla punkti, kuhu perekond iga kord pärast võõrsil viibimist jälle tagasi pöördus. Kodu ümberpaigutamine ja perekonna ümbergrupeerimised toimusid nagu vanaaegse seltskonna tantsutuurid. Nõmme oli refrään. Roheliseks värvitud maja Vabaduse puiestee ja Valdeku tänava nurgal oli isa vanemate ehitatud.
Nemad olid kogu aeg seal ja rajasid usaldusliku, rahuliku igaviku tunde, turvalisuse illusiooni, mis kestis kogu mu lapsepõlve, et hiljem vägivalla tõttu lõppeda. Okupatsioon tegi lõpu kõigele, mida seni oli käsitatud hävimatuna. Vanaisa ja vanaema küüditati Siberisse. Ühes meie tantsutuuride kombinatsioonis elasid ka papa ja mamma Nõmme majas. Nad jagasid alumist korrust mamma emaga, keda meie nimetasime Tartu emaks, kuna ta oli minu sünni juures Tartus viibinud. Maimu ja mina elasime ülakorrusel papa, isa ja ema juures ja seda ema nimetasime Tallinna emaks, sest tema oli olnud Maimu sünni juures Tallinnas. Meie toa akendest paistsid kõrged mustendavad männid ja sellest vaatluspunktist kulgevad mälestuste pildid meeter meetri järel ümbrusesse ja teistesse tubadesse. Inimesi tuli ja läks. Lakkamatu vooluna käis meil külas omamoodi isiksusi, kes nii või teisiti olid sugulus- või sõprussuhetes vanaisa ja vanaemaga või Tartu emaga. Neid kutsuti lõunale, nad jäid ööseks või elasid meie juures nädalaid ja kuid, siis nad kadusid jumal teab kuhu. Meie tuba olevat alguses olnud vanaisa kontor, sest seal oli telefon. Ei usu, et ma ise oleksin sinna helistanud. Ometi tean telefoninumbrit siiamaani peast. 52262. Nõmme 52262. Telefon seisis kirjutuslaual ja peale minu ja Maimu voodi oli päikesekollase puhtaks küüritud põrandaga toas veel ainult punakas pruun ahin nurgas. Hommikune ärkamine toimus vähehaaval. Voodi hoidis öist kehasoojust ja pakkus kaitset maailma eest. Väike soe saar jääkülmas toas. Varahommikul, kui uni oli kergem ja teadvus juba rohkem pinna lähedal, tungisid helid läbi poolune. Nende järgi võis mõistatada, mis majas parajasti teoksil oli, teispool unepiiri. Kõigepealt kostsid vanaema tasased sammud, ajalehe paberi krabin ja ettevaatlik ahjuukse lõgin. Siis oli veel pime ja pimedus kaitses nagu soetekk. Lõplik ärkamine ähvardas valguse ja külmaga. Pärast vanaema agarat puhumist hakkasid halud praksuma. Ühte silma pilgutades võis näha hubiseva punakaskollase kumatriipu. Alles kui vanaema tuli siibrit kinni panema, tõusin voodis istukile ja nautisin seda turvalisust, mis nüüd kõiki mu vastärganud meeli hõlmas. Nautisin sööstunud puu kuiva lõhna, tõmbasin rahulolevalt teki lõuani ja jäin uudishimulikult kuulama. Meil oli kliistripühad. Enne sügistormide algust saime koolist vabaks, et aidata akende ümber paberiribasid kleepida ja topelt akende vahele kuivanud sammalt ja õlelilli panna. Väljast oli kuulda kiiret toksimist. Rasvatihased nokkisid akende vahelt kitti. Seestpoolt olid aknad juba vatiga tihendatud. Kõrvaltoast kostis summutatud helisid. Süüdati lampe, tõsteti ja paigutati ümber tööriistu. Tallutusmasin tegi paar proovipööret. Pikkamööda kujunes kindlapiiriline helitaust. Töö oli hoo sisse saanud. Seda oli tunda meeldivalt monotoonsest iseäralikust vilinast, mida vanaisa nii sisse kui ka välja hingamisel kuuldavale tõi. See segunes kaasa vibreeriva sisinaga ja väljendas töövaevaga harmooniliselt segunevat elurõõmu. Selle vilina järgi võis ära arvata, millega vanaisa parajasti ametis oli. Hästi õlitatud masina surinaga segunes veel üksluine lauluviis, mida saatsid pedaali rütmilised vajutused. Heli katkemine andis tunnistust sellest, et miski nõudis erilist tähelepanu. Siis ajas vanaisa niiti läbi masina nõelasilma, pea pool viltu ette kumaras. See asend takistas vilinat. Vilin vaikis ka siis, kui vanaisa taldu välja lõikas.
Suurused varieerusid number 16-st 22-ni. Vanaisal oli lastekingade töökoda. Kui ta ei vilistanud, siis ta ümises. Lõpuks, kui töö juba tuhises nagu tulijahjus, kasvas üminast välja laul. 7 pikka päeva ööda ikka teen veel orjatööda, kummardades kõrsi korjan, palehigis mõisat orjan. Viis oli lihtne ja monotoonne, salme lugematu hulk. See oli väga vana, päris orjuse aegne laul. Aitäh, Kersti! Ja võib-olla peab siia praegu ka ütlema selle, et suurem osa Käbilareti raamatutest on kirjutatud originaalis rootsi keeles ja nad on siis tõlgitud ja need on tõlkinud Anu Saluäär ja tõlked on tõesti väga nauditavad. Et vist ainult üksikud hilisemad tekste on ta ka otse eesti keeles kirjutanud, aga siin ma nii täpselt ei oska seda ka öelda. Ja, et me valisime tõesti siis selliseid katkeid, mis võiksid avada ühelt poolt, eks ju, selle raamatu sellist keset või et see raamat räägib ütleme siis jah, kirjutamist, mängimise, klaveri mängimise tõrkest ülesaamise loo. Ühtlasi see räägib ka siis tema vanemate lahkumise lood ja võib-olla siis teistpidi jälle ka Eestiga või selline, ühesõnaga see on ka mäletamise raamat. Ja tõesti võib-olla proovisime ka otsida midagi sellist, kus see mäletamine nagu esile tuleks. Et võib-olla annangi, Leena, nüüd sulle selle mikrofoni, et natuke, kuidas see mäletamine siis ikkagi toimub? Kui te kuulasite hoolega, siis nagu seal ei olnud küll öeldud, et mis aastal see toimub, aga selles Nõmme mälestuses võis Käbi olla 4-5 aastane, et siis 27. 8. aastal umbes ja siis Hamamentis 73 peale isa surma, et siis 50 aastase vahega olid need pildid, ja siis ka see nagu ruumiline trajektoor, siis sealt, kas ta oli Saksamaal või Austrias Maria Luisa juures? Saksamaalt, siis nagu siis Rootsist Saksamaale, Saksamaalt Hamametti ja siis Hamametist Eestisse oma mõtetes ja oma selles viisis, kui ta kirjutab, et see annab minutas ka väga hästi edasi seda, kuidas moodi Käbilaret kirjutab või kuidas ta tõenäoliselt siis ka mõtles ja kuidas ta ennast väljendas. Et ta on kirjutanud ühes, ma arvan, et selles raamatus otse kui tõlkes, millest ma olen ka kirjutanud artikli, mis on selline toredasti karvane, et ma ütlesin, et sellist raamatut ei kõlba võtta kaasa, aga aias just kõlbab. Et ta on kirjutanud sellest, et tal on rahutute jalgade sündroom, et kui ta oli abielus Ingmar Bergmaniga ja siis Ingmar palus tal vaadata tema filme või siis teha ühise filmijuhtuda, teda kogu aeg see segas see, et Käbi ei suutnud paigal istuda ja ei suutnud liikumatult olla ja mina olen seda sidunud sellise pagulase rahutusega ja see on üks selline erilisi või huvitavaid asju tema raamatus, ta on erakordselt mobiilne, ta on kindlasti mobiilne juba seetõttu, et klaverikunstniku elukutse seda nagu vajab ja eeldab ja ta on üsna palju kirjutanud sellest ka, kuivõrd see on keeruline ja tülikas ja see katkend tegelikult, mida Kersti, kus ta alustas, et siis see oligi sellest, kuidas ta kirjutab sellest, kuidas oli lõputu hulk igasuguseid nagu apsakaid ja asju, mis ei läinud sujuvalt, et seda ta kirjutab üsna palju ka nendest. Aga siis tegelikult ju see, kuidas me oma elust kirjutame, et see ei tähenda, sellel ei ole ühest ja otsest seost sellega, mismoodi see elu on elatud. Et me see elust kirjutades inimene teeb alati valikud ja see
see kindlasti nagu üks selliseid valikuid, mida Gaby Lareti on teinud, on olnud vähem olla seotud, vähem kirjutada Eestist ja oma nagu Eesti identiteedist ja kuuluvusest Eesti ja eestlaste juurde ja rohkem kirjutada oma pianisti karjäärist ja siis hästi palju erinevatest kohtadest maailmas, kus ta on siis viibinud sageli kontserte andes ja on kirjutanud ka irooniliselt selles, et talle sageli öeldakse, et te reisite ju nii palju, et New York, New York, umbes, et lennuk jäi hiljaks, kiiresti hotelli, kiiresti kontserdisaali, et sa kuigi sa alati ei näe pianistina neid maid, mida sa külastad. Aga siis miks see Peotäis mulda lapikemaad on eriline? No see on tema tegelikult esimene raamat, mida või ütleme, ilukirjanduslik raamat on ju ikkagi autobiograafiline, aga seal ta tegelikult pöördub siis tagasi Eesti ja Eesti ka mälestuste juurde ja siis see ei juhtu niisama juhuslikult, et okei, et ma juhtumisi kirjutan sellest, ta teeb sellest seda üsna enesest teadlikult ja see koht ka, mille Kersti ette luges, seal on näha, kuidas tema mõte ja ka tema meeled liiguvad mingisuguselt helilt või millelgi, kuidas miski tal käe all tundub või vastu keha või mida ta kuuleb või mida ta näeb või mis lõhnad on. Ja siis nagu sealt Hammameti hakkavad sõlmuma need Hammameti ja Nõmme ja vahest ka teiste kohtade tema eluga seotud ja oma pereeluga seotud nende kohtade sellised mälestused ja meenutused. Nii et siis see tegelikult on, et ta jõuab tagasi kodu juurde, aga ta jõuab tagasi kodu juurde mitte isegi Rootsist, vaid veelgi kaugemalt sealt siis nagu Tuneesiast, Hammametist, et minult on see iseloomulik, see on üks iseloomulik aspekt teda mäletamisele ja ma ei teagi, kas nüüd ka võib-olla teistest faktidest saab natuke hiljem rääkida, jah. Võib-olla korraks anname, Karoliin, sulle võib-olla, ma ei oska öelda, et kas, kui tavaline selline nii-öelda mängimistõrge siis ikkagi nagu võib olla nagu muusiku elus, et oskad seda kuidagi kommenteerida? Selles mõttes neid põgenikpianiste, keda ma uurin, neid on üldse ju tegelikult vähe ikkagi. Ma ütleks korraks selle, et kui oli aasta 1944, siis Eestis oli umbes 440 tegevmuusikut ja 2/3 neist läksid ära ja on umbes 50 põgenikpianisti, kes on nagu tegevad olnud. Ja seni ma olen leidnud, et 2 neist on kirjutanud enda elust. Et selles mõttes see, et niimoodi kirjutama hakata, ma kujutan ette, et see on ka tõesti selline traumaga toimetuleku mehhanism, aga tegelikult üleüldse mulle tundub, et see, et Gaby Laret ei rahuldunud ainult selle pianistiks olemisega, et ta otsis mingeid mitmikrolle juba varem. Et 50-ndatel on tõesti rootsikeelses meedias temast kui nagu televisioonistaarist kirjutatud. Ja võib-olla see on ka tegelikult selline jutuvestmise kunst tõesti, et see oli talle nii omane juba varem. Et tõesti see muusika, mida ta mängis, ta tundis, et see publik ju tegelikult vajas selgitust, et see formaat, et meil on mingi tõsine kontsert vaikuses, pimeduses, me justkui kummardame või jumaldame seda artisti, et see enam ei toimi, et see publik vajab nagu selgitusi. Et ma arvan, et tal oli see jutuvestmise kuidagi geen juba sees varem, et tõesti, et tal on soon sellele nagu kirjutamisele või vestlemisele. Aga jah, muidugi need esinemistõrked, et see on väga tõsine teema, et kelle jaoks põhimõtteliselt selline halvatus on nagu jääv, et see, et ta tuli ikkagi tagasi selle klaverimängu juurde, väärib ikkagi imetlust. Ja ongi, et esialgu see ilmselt oli talle nagu asendustegevus ja hiljem kujunes siis paralleeltegevuseks, et ta jäi ikkagi ju ka kirjutamise juurde. Jaa, et me võib-olla korra võtleme, et tõesti, et see nagu üsna sellised, ta räägib seal selliste sõnadega nagu, et muusika vaikis ja et ta tundis ennast eraldatuna, et see oli selline nagu paanika ja et midagi muud kuidagi, et selline nagu ärevus ja selline ebamugavus on selgelt seal olemas ja ta otsib ikkagi neid põhjuseid, et mis talle siis nagu seda muusikatõket tekitavad isa surma järel, et võib-olla sa nagu natuke veel ka lähed sellesse teemasse sisse, et mida ta siis ikkagi nagu uurima hakkab seal selle mäletamise kaudu. Korraks loen ühe väikese katkendi, et mis ei ole kodumaast, mis on tegelikult muusikuks olemiseks. See on kuskil 7 rida.
et ma ei purugi siin, ma ei püüa konkurssi pakkuda. Ma mõtlen mõnikord, kas muusika mitte ei valeta. Muusikal on olemuslik võime heita mängijale valgust, nii et varjusid pole näha. Muusika õilistab esitajat. Pärast selgub, et mängija on inimene nagu kõik teised, täiesti tavaline inimene, ehkki talle on antud võime tuua kuuldavale helisid, mis võivad esile manada teise reaalsuse. See, kes elab muusikuga, saab petta. Inimene ja muusika, mida ta esitab, ei sula sugugi üheks kokku. Näitlejat ei tohi kunagi rolliga ära vahetada. Et siis siin ta ka räägib tegelikult sellest, mida ta räägib muusikuks olemiseks, muusika tegelikult ta räägib sellest väga palju ja ma olen ka kirjutanud oma artiklites, et väga paljusid teemasid ta käsitleb muusikaliste kujundite kaudu, et tegelikult ta käsitleb, et see on ka selgelt eluline olukord, et muusika vaikis, et see oli ta reaktsioon isa surmale, et see päriselt juhtus temaga, aga siis ta käsitleb oma vanemate kaotust tegelikult läbi selle loomingulise halvatuse või mängimistõrke ja ta käsitleb ka näiteks armastussuhet või kuidas ta kohtas oma esimest abikaasat Gunnar Sterni ja kui ta oma abielust Ingmar Bergmaniga see raamat otse kui tõlkes on, ütleme, üks osa sellest raamatust on pühendunud nende abieluvõnde suhtele, et hästi tugevasti ka läbi muusika. Aga siis Käbi Larede kirjutab sageli, ta kirjutab üsnagi humoorikalt, et ma arvan, et ei ole võimalik lugeda 10 lehekülge ühtegi tema teost, ilma et hakkaksid vähemalt muhelema. Ja siis see Peodes mulda lapike maad, et seal on ka sellist muhelust esile kutsuvaid aspekte, aga ta on võib-olla siis tõsisem ja traagilisem kui teised teosed, et see, mis on siis, nagu kui sa küsid, et kuidas on valu ja mäletamine seotud, et see valu on seal hästi ehedalt olemas, aga kuidas ütelda, ta kirjutab sellest võib-olla natukene sellisel viisil, et see hämmastab lugejat, ma kujutan, et see võis hämmastada see raamat omal ajal ka seda diasporaa kogukonda, et ta kirjutas oma isa Heinrich Lareti surmast, kes oli ju tuntud diplomaat ja poliitik ja minister Eestis ja ta kirjutab hästi detailselt ka sellest, kuidas moodi tema keha hääbub ja kuidas siis nagu see eluainda kehast lahkub, justkui nagu kirjutab sellisest asjadest, millest nagu eriti siis diasporaa kogukond, millest siis nagu niimoodi võib-olla ei räägitud, veel vähem siis on kirjutatud ta kuskil oma mingis teoses vist mineviku helis, et seal tal on selline väike episood, kus ta ütleb, et kas mamma ütleb talle, et niimoodi ju ei räägita või niimoodi ju ei kirjutata. Ta on ise ka teadlik nende normide ületamisest, aga see ei ole niisama mingi poos, et ma tahan sellega mingit skandaalset tähelepanu, et see on ikkagi selline viis, millega tema siis mida talle on vaja, et oma isa surmaga leppida, et teda leinata ja siis, kui ta selles leinaprotsessis tuleb tegelikult esile tema jaoks, mis on, ma arvan, sama oluline kui siis isa surm ja ema ju sureb ka üsna varsti peale seda, olles siis teadvusetult ja kontaktivõimetult haiglas pikka aega, siis see kadunud kodumaa, see päriselt see kodumaa kaotuse valu, et see tabab teda siis alles ka sukse hilinemisega 70-ndatel alles. Aga et vaata, nende pere tema tuli Eestisse varem, et see suur põgenike laine või ta tuli Rootsi varem, oli 44. aastal, aga tema tuli natuke varem ja et ta ei ole tulnud selle suure lainega, mis iseenesest ju ei mängi rolli, aga siis võib niimoodi ütelda, et ta sai sellest päriselt kas teadlikuks või ta teadvustas, et ta pidas vajalikuks sellest kirjutada siis ikkagi aastakümneid hiljem. Aga me nüüd mõtleme selle, me oleme see pealkirja ka pannud, selle elamise julgus, et mida nagu selle all siis ikkagi nagu mõelda, et kas võib-olla ma ütleks nagu kirjutamise julgus, eks ju, et see, mida sa praegu nagu ka avasid, et kirjutada moel, mis võib-olla ei olnud nagu sobiv või ei olnud nagu võib-olla ka sel hetkel võib-olla, et oli natuke nagu ehmatav või ootamatu, aga et teistpidi jälle tundub, et tundus, et sa ka niimoodi seda väljendasid, et vajalik nagu toimetulekuks sellega, eks ju, mis teda tabas. Ja samas just nimelt selline ka eneseiroonia või ka muhelus iseenda
iseenda üle või see nii-öelda samal ajal selline kirjaniku või see kõrvaltvaatav pilk, eks ju, et see võib-olla on olnud ka minu jaoks kindlasti see, mis on köitnud nagu tema kui kirjaniku juures, et see julgus tõesti ka iseennast selliselt nagu kõrvalt vaadata sellise väikse sellise eneseiroonilise nagu muigega, et kuidas ma nüüd selles olukorras siin nagu toimetan. Et ma ei tea, või tahad sa sellest elamise julgusest, kuidas sa mõtled selle peale? Et see kõige nagu, kuidas öelda, esmasmal tasandil, mis ma arvan, on iga ühele kättesaadav, kes tema raamatuid on lugenud, on tegelikult see julgus, nagu see, et ta kirjutab ju seda, et ta ei olnud plaanis saada pianistiks, et nad pere nagu jäi Rootsi ja isa oli juba Nõukogude okupatsiooni all nagu vaevlas Eestis surma mõistetud ja tal oli kiiresti vaja elukutset ja siis see oli üks asi, mida ta oskas teha, et oskas klaverit mängida, ta pidi, nagu ta ütles, et ma pidin pianistiks saama ja kiiresti. Et siis nagu see võib-olla sundotsus, mida ta tegelikult üsnagi nagu vapralt järgib, et ta konservatooriumi, nagu Karolin ütles, minna ei saanud, aga ta leidis üsnagi selliselt nagu nutikalt endale viise, kuidas moodi oma haridust jätkata ja see jällegi, et ta natuke ju läks vastuvoolu, et see nõudis kindlasti julgust ja siis ka, et seda, et pianistina läbi lüüa, ma arvan, seal oli vaja sellist enesekindlust ja julgust, et teda ka üldse välja valiti, et ta siis sai kontserte ja et ta, kui talle need võimalused anti, et ta selle nagu välja kandis, et see on kindlasti on julgus, ta ka kirjutab sellest, et nagu kes ma olen, ma ei ole ju kirjanik või et aga kuidas ma üldse et on julgus tegelikult olnud hakata kirjutama, aga siis tema eluloos on ju veel neid seikasid, näiteks, et ta ikkagi üsnagi nagu ümbritsevatele inimestele arusaamatult lahkus oma armastava abikaasa väikese tütre juures, et alustada suhet Ingmar Bergmaniga, et see tekitas üsnagi suurt skandaali tollase Rootsi ühiskonnas ja ta siis nagu tal oli julgus sellele vastu hakata ja nagu sa ütlesid, kindlasti see julgus, et kuidas moodi ta kirjutab, et ta kirjutab ikkagi suhteliselt nagu erinevalt kui ütleme eramus pagulasmemoristikat on selles üsna erinev, et kindlasti Käbi Lareteil on sarnasusi mitte võib-olla otseses, aga nagu mingisuguseid laiemaid sarnasusi sellega, kuidas Elin Toona kirjutab Pagulased, et seal on sarnased, aga Elin Toona kirjutas selle raamatu, kus ta siis kõige teravamalt kirjutab ikkagi väga-väga palju hiljem, ma ei tea, kas Into Exile ilmus 2003 ingliskeelse esimesena, et tal võttis väga palju rohkem aastaid, et seda niimoodi lahti kirjutada seda oma pagulase kogemust. Aga kui ma tohin, äkki ma ulatan Kersti sulle ka mikrofoni, et sul on ja sul ei ole või ulatada, et kuidas sina võib-olla näed seda elamise julgust Käbi Laretei elus või ka loomingus? Ma seda teie juttu kuulates mul tuli meelde see, et ta räägib palju muusikuks olemisest ja muusikast ja pianisti elukutsest ja tegelikult on tal suured sellised tal oli mingi kompleks ikkagi, et ma olen liiga vähe õppinud just nimelt, et ta ei saanud korralikku sellist pianisti haridust, et ta haaras siit ja sealt ja et ma ei ole ikka päris see ja ma olen liiga vähe harjutanud ja kõik see tema see ekslemine ja need ohvrid, mida ta oma elus pidi tegema oma karjääri üles ehitades ja need süümepiinad ja kõik see. Aga üks asi on see, kui ta ütleb näiteks seda, et muusika on oma loomult jumalik. Ja siis ta siis ütlebki, et aga muusika saab ka petta, et kes muusikuga elab, muusikuga elab, saab petta, et seal on omad nüansid, aga tema ütleb iseenda kohta väga iseloomulikult, et minu jaoks on sõnad ja helid ühtviisi sensuaalsed, nii et ta toobki nad nagu mõlemad pjedestaalile, et tema kui kirjanik ja kui muusik, et see on nagu huvitav ja tegelikult kui lugeda neid tema raamatuid, siis tõesti see stiil on nii värvikas ja nii emotsionaalne,
aga mis ka silma torkab, on see, et ta kasutab ka muusiku termineid seal kirjeldades midagi, no ühesõnaga elu või mida tahes tema kirjanduses või no tema raamatutes on ka väga palju need toredad, värvikad just nimelt muusika terminid, mis on hästi toredad ja iseloomustavad teda ja annavad hästi sellist värvilist särtsu ja sära sinna juurde. Ma olen mõelnud ka selle keele küsimuse peale, et see on ka huvitav, et ta ikkagist rootsi keeles kirjutas, et siin võib olla erinevaid põhjuseid ja ma kõiki võib-olla ei tea, eks ju, et seal võib mõelda, et oli mugavam, oli laiemale publikule, aga võib-olla see oli ka nagu kaitse, eks ju, mingis mõttes, eks ju, selle kõigepealt nagu selle eesti keele eest või et see eesti keel paneb siin nagu ka teise, kuidagi kehasse, teise olukorda, teistesse tunnetesse, et selle nii-öelda selle uue kodumaa keele kaudu nagu vaadata oma elule on võib-olla ka kuidagi mingi selline filter või midagi. Aga jah, et võib-olla ma ulatan veel korra nüüd sinu suunal ka, Karolin, et selle elamise julguse ja teemal. Jah, mulle tundub, et tegelikult see katsetamise julgus nagu klapib igale poole, et nii tema kirjaniku teekonda kui ka muusiku ellu, et tõesti esialgu on näha, et tegelikult 40-ndatel, kui tulid need teised eestlased Rootsi, siis ta ikkagi, Käbi Larete ju liitub näiteks Eesti Noormuusikute Ühinguga. Ja ta ikkagi nagu üritab olla osa ka sellest eestlaskonnast. Aga 50-ndate alguses saab juba selgeks, et kuigi teda nimetatakse veel Eesti pianistiks, siis tegelikult ta on juba ikkagi selline Rootsi kohalik staar ja varsti ka juba rahvusvaheline staar. Et selles mõttes mulle tundus, et see oli ka tema enda selline kavalus või ka võib-olla mingi sellise turvavõrgu kudumine, et tal oleks tõesti võimalikult palju võimalusi. Ja ta on ju häbenenud enda sellist tehnikat, ta päris palju kirjeldab, et mida ta jätab ära, mis noote mingites passaažides ja et kuidas ta sahkerdas ja pettis publikut, aga tal oli mingi selline võlu, mis võib-olla nagu korvas selle. Ja tegelikult need lindistused ja kõik see televisioonikarjäär, et need ju kinnitavad ikkagi, et tõesti, et temas oli midagi sellist, mida võib-olla tavalises pianistis ei olnud. Ja, et muusikakauge inimesena, eks ju, lugedes tõesti ka need, kuidas ta räägib sellest harjutamise tehnikast ja see on väga huvitav, et see ei ole üldse igav, nagu, et isegi kui sa nagu tingimata sellest nii detailselt aru ei saa, et ja siis mulle meenus selline, ja ma arvan, seda viidanud oma raamatus ka, et üks Marju Lepajõe loeng, see on Ööülikooli loeng, aga mul pealkiri tuleb praegu päris meelde, et see oli haridusest vist või kuidagi niimoodi, aga seal ta viitab sellele, et kuidas ühel kontserdil, Käbi Larete kontserdil, Käbi oli mänginud sama pala nagu erinevate tempodega. Ja see oli kuidagi täiesti sellised silmi avavalt mõjunud Marju Lepajõele ja aidanud mingist sellisest, nagu ta ütles, seal kuidagi ummikust või seisakust üle, et kuidas sa äkki saad vaadata nagu teise mingi tempoga või teise nurga alt asjale ja läheb. Et seoses sellega mul tuli meelde, et tegelikult 50-ndate algusest on päris palju selliseid kirjeldusi, et Käbi Larete tegi pööraseid otsuseid, et umbes ühel kontserdil ta mängis 2 klaverikontsert, ehk siis tavaliselt, kui on mingi sümfooniaorkestri kontsert, siis ongi mingi sümfoonia ja siis on kontsert solistiga. Aga sellist asja, et oleks 2 kontserti solistiga ühel õhtul, seda praeguses maailmas ei juhtu ja ka siis ei juhtunud. Et selles mõttes see selline hulljulgus võib-olla on täitsa lareteilik. Mis mul endal veel meelde tuli, et tõesti see repertuaari kombineerimine ka, et minule just pakub huvi see repertuaar, mul on endal on selline hüpotees, et Käbi Larete on võtnud ikkagi väga palju enda kavadesse muusikat, mida mängiti 1930-ndatel Eestis. Et see ei pea isegi olema siis komponeeritud, aga just selline nagu konserveeritud Eesti muusikakultuur, mida ta tõi siis ka Rootsi. Ja tõesti on mingid sellised Tobiase palakesed, mis olid väga menukad 30-ndatel, kuigi Tobias suri aastal 1918.
aga mis oli miskipärast Käbi Larete repertuaaris 40-ndatel, 50-ndatel ja siis võib-olla seal kõrval oli hoopis mingi Hindemiti teos, mis on täitsa selline kaasaegne, moodne ja see ka, et kuidas ta tegi võib-olla koostööd nende heliloojatega ja nad usaldasid teda just nende esiettekannete jaoks, et see on väga huvitav. Et ikkagi nagu tavatud valikud siis. Ma ei tea, kas teeme nii, et me loeme nüüd veel, et meil on veel üks kolmas või tükk valitud raamatu lõpust ja siis jätkame. Ma veel tahaks öelda, mis mulle on väga mõju avaldanud, on see Käbi selline, ma ütleks, et kreedo või elamise nagu jõud või mõte oli, ta ütles, ma ei teagi, kus kohal see täpselt oli, aga mul see väga jäi meelde ja mulle see mõjus. Ma tean, mida ma tahan, ma usun oma võimetesse, ma ei anna mitte kunagi alla, ma olen iseenda parim sõber. Ja see on nii vägevalt öeldud ja kokku võetud tema elu. See. Aga siis siit edasi. 12. jaanuar. Kõige veidramad ja alusematud mõtted käivad peas ringi. Kas mamma tunneb nüüd veel kuskil hämaras hinges hoopis papa vastu armukadedust? Armukadedust, mida tajusin juba lapsena, kui ma intuitiivselt papa poole hoidsin. Kas see on praegugi veel alles? Nii viivad mõtted mind kriisi juurde, mille ma pärast papa surma läbi elasin, kui ma lihtsalt enam ei funktsioneerinud, kui kõik minust tummaks muutus. Nüüd olen nohust jagu saanud, olen vähehaaval jälle elama ja töötama, isegi naerma hakanud, hoolimata sellest, et mamma on suremas. Kas ta tajub seda? Kas ta aimab minu erinevat suhtumist papa surma puhul? Muidugi mitte. Puha fantaasia. Ometi selguks siis kõik, et mamma sunnib mind pidevalt valvel olema, et ta püüab sundida mind töövõimet ja rahu kaotama. Ta ei lõdvenda haaret. Nagu vanaema, kui ta suremas oli ja ohkas, nüüd on minek. Kui ta ei saanud külaldaselt kaastunnet, ei saanud ta surra. Ta ei nõustunud surema teistele kergenduseks. Mamma ei nõustu mulle võimaldama kergendusohet. Ma ei suuda end nende arutute mõtete eest kaitsta. Ma ei jaksa arukas olla. Loen vanast harjumusest väikest õhtupalvet, mida vanaema meile lapsepõlves õpetas, mitte just usumärgiks, vaid pigem omamoodi lohutuseks alalise unetuse vastu. Pärast õnnestunud kontserti, kui pulsi rahunemiseks kulub rohkem aega ja erutus jätkab tühikäiku, pärast ebameeldivusi täis päeva, ütlesin vaikselt endamisi. Armas Jeesus, tee mind vagaks, et ma rahuliste magaks ja mu hinge pühitse, et saan ükskord taevasse. Aamen. Tundus nii rahulik ja optimistlik pärast paari tunnist lugemist lamp kustutada, kõhuli keerata ja mõttes oma rituaalset loitsu lausuda. Siis käed rüppe panna ja oodata, mis peale rahu enamasti suubus rõõmsasse unetusse. Armas Jeesus, tee mind vagaks. Pärast üht külaskäiku mamma juurde ütlen öösel poolunes. Tee mind vabaks. Kui paljudest lõpetatud peatükkidest koosneb elu, nüüd sünnib jälle üks lahkumine, lõplik nagu lahkumine Eestist. Sõidame vaikides minema, tunneme maimuga mõlemad, et me astume ühest põlvkonnast teise. Ühe korraga oleme mõlemad jõudnud vanemasse generatsiooni. Mitte keegi ei nimeta meid enam lasteks. See ei tee just valu, aga sisendab sügavat nukrust. Maimu ütleb, mõtle, ma ei teagi, mis kellaajal ma sündisin. Isegi nädalapäeva ei tea ja nüüd pole kedagi, kellelt küsida. Mina ütlen, meie perekonnad ei räägi eesti keeltki. Nüüd oleme ainult sina ja mina alles.
Veel üks lapike maad on meilt ära võetud, veel üks tükk Eestit. Aias hüplevad riiakad harakad ja nokivad maha kukkunud mädanenud õunu, sajab lund, ma ootan. Vana õhtupalve on oma ülesande täitnud. Ma ei tunne enam vajadust mõelda, armas Jeesus, tee mind vagaks, magan nüüd paremini, ma ootan. Kontserte planeeritakse 2-3 aastat ette, tuhnin repertuaaris ja sean kavu kokku. Ma ootan. Vajadus värske õhu järele ajab mind kiirele jalutuskäigule mereranda. Vesi on viimastel päevadel jääst vabanenud, ilma et mul oleks olnud juhust seda muudatust jälgida või selle vastu huvi tunda. Lained loksuvad vihaselt randa, kus jääsupp pahuralda vastu paneb. Kui meeli teritada, võib juba aimata kevade hingust, mis just nagu kulisside taga oma järge ootab ja valmistub suurejooneliseks sissemarsiks. Pungad ei ole veel nähtavad, aga kaseokstele on tekkinud lillakas varjund. Vaatan enese ümber veel mitte päris avanenud silmadega. Peas tunglevad mõtted ja mul ei õnnestu neid rahulikumasse voolusängi juhtida. Nad tegelevad ikka veel matustega ja aeg-ajalt vilksatab mamma nägu. See nägu ilmub ikka ja jälle vaimusilma ette, iga kord erinevalt. Kihluspildilt Vabadussõja ajast, mille ma albumist leidsin. Teine 1935. aastast, kus tal on poisipea ja seljas moekas tennisekleit. Kujutan ette tema kelmikat armastavat vanaema nägu, mis rõõmust särades lapselaste poole kummardub. Aga kogu aeg tahab veel üks pilt esile tükkida. Surnukuurist, üles seotud lõuaga. Mõtted tiirlevad ära jäetud kontsertide, pärandustombu kolimise ja lahkumise ümber. Danieli ümber. Tema kuiva köha ja hingematva valegrupi hoos. Ja põhjaliku hingelise muutumise ümber, mille ma läbi teen, suutmata seda mõista ja väljendada. Suur perekond on lagunenud, järsku oleme ainult meie 2 järel. Muudatus on Danielil tekitanud koolis raskusi ja pahura keeldumise kõikidest argipäeva kohustustest. Ta on üleni üks ainus suur võimetu protest. Vale grupp. Kas see polnud minu astma teisend? Hingamistakistus, jõuetu protest, möödapääsmatu lahkumise vastu. Jätan ta oma segipaisatud kirjutuslaua taha istuma, mis ta vanaisalt päris. Ta jäi peavalu ettekäändel koolist koju õieti seletamatust vastumeelsusest, morni näoga kummardus ta kirjutusmasina kohale, ka see on pärandus vanaisalt, kes teda põlvele võttis ja masinal kirjutama õpetas. Kõhkluspausidega tippis ta midagi, mida mina ei tohtinud näha. Pilt püsib mul silme ees, poisikese kummargil pea, juuksesalgud silmil, otse tema nina ees laual pööraselt podisev õhuniisuti, mis peaks hingamist kergendama. Daniel, mõtlen ma, tundub nagu tahaks terve tema trotslik poisi keha kõigest jõust kehastada vastupanu. Ma ei mõtlegi kannatada. See intensiivne protest. Nii palju elujõudu. Hakkan omaette muhelema ja puhken valjusti naerma. Tuul sasib ja rebib mu juukseid, seisan veepiiril ja naeratan vastu tuult. Märkan, et hingan täiesti vabalt. Tõmban sügava sõõmuga karget õhku rinda, igasuguse takistuseta. Kevad on saabumas. Lähen kiiresti koju, et meile mõlemale teed keeta. Ja mul on tuline tahtmine mängima hakata. Ja aitäh, et tõesti siin oli ka väga võluv, kuidas need mälupildid tulevad ja võib-olla see üks märksõna, mida me võib-olla liiga palju ei avanud ka, aga et see on huvitav jah, tõesti, avasime, aga võib-olla mitte nii süvitsi, et kuidas ikkagi need vaevused erinevad on sageli seotud, eks ju, selliste hingeliste või muude küsimustega, et need keha ja vaimu seosed, ja meenus ka võib-olla
kuna siin lõpus, eks ju, on ka Danielist juttu, siis on huvitav teada, et ka Daniel Bergmani raamat Süda on eesti keelde tõlgitud ja ma ei tea, minu jaoks on omamoodi see nagu jätk sellele raamatule, sellele Peotäis mulda, et see Danieli raamat on siis juba nagu lahkumine oma emast. Et jah. Aga mis mõtted sul praegu tekkisid, Leena, veel, et tahad siin kommenteerida? Nüüd selles viimases katkendis, mida Kersti luges, et seal oli tuli minutas veel üks hästi oluline asi sellest, kuidas Käbi Larete kirjutab, et mina pean ennast, eks ju, elulukirjutuse uurijaks ja autobiograafia teadlaseks, et ma põhiliselt loen erinevaid sorti elulukirjutuslikke tekste ja kirjutan nendest ja töötan nendega. Ja siis autobiograafia uuringutes on siis, et miks üldse kedagi võiks huvitada mingi tekst, mida keegi endast kujutab, on see, et ta siis nagu vahendab oma elu loo ja et see sobitub kuidagi moodi siis tema kultuuri konteksti, et see on siis olnud selline traditsiooniline arusaam. Ja see nagu seal ja siis oluline on see mina, kes selles loos esile tuleb ja see mina on mitte ainult traditsiooniliselt, vaid tegelikult üsnagi pikka aega, et ta ei ole kehaline olend. Et ta on eelkõige ikkagi meie mõttemaailm ja vaimumaailm, et keha ei ole peetud mingisuguseks selliseks oluliseks osaks inimesest, millest rääkida ja siis eriti nagu tugevasti on see puudutab just, et kui kirjutaks on naine, et naine eriti, et oleks tõsiselt võetav, peab olema siis kehatu. Ja Käbi Larete seda üldse ei ole oma teostes, aga ta ei ole ka võib-olla traditsioonilisel viisil, et ta tegelikult ei kirjuta nii väga palju sellest, et mismoodi on see, ta kirjutab tegelikult siis, kui tal oli nagu krooniline unetus, kui ta ootas Danieli, et siis ta kirjutab võib-olla spetsiifiliselt naise kogemust, aga ta kirjutab hästi palju enda kehast siis nagu pianistina ja hästi palju selliste nagu ka kohati selliste tõsiste ja mõtlema panevate ja dramaatilise, aga kohati hästi humoorikate detailide kaudu ja tegelikult siis, kui siis mamma on haiglas ja siis ta kirjutab lehekülgede kaupa sellest, kuidas ta tabas tohutu nohu ja kuidas ta siis ei saa sellest nagu jagu ja siis, kui tal nagu vanad Eesti naised ütlevad, et sa pead sitsiriiet põletama ja siis ta tõesti nagu, et see nohu teda nii vaevas ja siis ta räägib, et see Eesti päritolu arst, kes teda ravis, et ta kogu aeg läks uuesti tema juurde, ta ütles, et enam ei julgenud minna, ta pidas ta isiklikuks läbikukkumiseks, oma nagu meditsiinikarjääri isiklikuks läbikukkumiseks arst, et ta ei suutnud ravida ja siis ta lõpuks nagu põletabki seal vanni kohal seda sitsiriiet ja siis see kindlasti ei aita, aga kõik on kärsahaisu täis ja siis ta nagu et kuhu ma jõuan. Ja siis see tundub nagu tegelikult, kui sa lugeda natukene, et jumal hoidku, nagu, et mida sa kirjutad siin oma nohust või et su ema on haiglas ja teadvusetu, aga sa kirjutad mingid, et küll ikka võib hädaldada, aga see on hästi nagu tema moodi või tüüpiline talle nagu tõmmata ennast ka sellisesse rambi valgusesse oma sellistes ja siis ta kirjutab üsna palju ka sellest, et näiteks kuidas ta reisib, et tal on selline põhimõtteliselt nagu selline nagu vineerplatte kohvris, et seda saab madratsile alla panna, ta saaks hästi magada. Ja ta kirjutab sellest, kuidas ta ükskord suvi otsa, et ta ei saanud enam mängida ja tal oli midagi sõrmega viga ja siis ta arvas juba, nägi nagu unenägusid sellest, kuidas sõrma amputeeritakse, siis et oli mingi pind, oli läinud ja mingi pisike siuke tugevam koht oli, et selline, et tema teostes tuleb esile selline nagu mingis mõttes nagu osaliselt on see kehalisus selgelt nagu pagulase olemine ja siin oli ka see valegrupp ja ta kirjutab ka, kui ta tuleb Eestis tagasi nendest radikuliidi hoogudest, mis ta tabasid, aga osalt ka selline pianisti nagu kehaline olemine ja see on hästi tugev osa tal sellest viisist enda elust kirjutada, viisist mäletada, mis on ka üsnagi, seda ei saa lihtsalt mitte märgata tema teoseid lugedes. Ja, et võib-olla Karolinile ka korraks, et sa küll ütlesid, et ainult kaks pianisti on oma elust kirjutanud, aga ikkagi, et kui palju me nagu teame sellistest nagu võib-olla siis laiemalt naiste valikutest ja ka valikutest rääkida endast ja sealhulgas siis võib-olla ka füüsilisest olendist.
Mulle tundub, et see on ikkagi selline Käbi Laretei eripära, et rääkida elust kui kunstist tõesti, et ta eks ta on mingid hetked enda elust nagu võib-olla suuremaks puhunud või neile rohkem tähelepanu andnud enda tekstides, aga tegelikult ka sellest tema isikufondist tuleb välja, et küll ta on pühendanud näiteks aega mingitele kontserdikorraldajatele, ta peab nendega kirjavestlusi või vahetusi, mis on nagu ülipikad, millest võiks anda täitsa eraldi raamatu välja. Et selles mõttes mulle tundub, et see on nagu ka tema enda eripära ikkagi, et ta võtab kõike väga tõsiselt või hingega, et mis ta teeb. Sellest kehalisusest huvitav on see, et ka klaverimängule ta läheneb väga mitmel moel, et tõesti näiteks selle õpetaja juures seal Šveitsis, see õpetaja kunagi ei mängi talle ette. See on täitsa selline pedagoogiline taktika tal, et ta ei taha, et Käbi Laretei hakkaks seda imiteerima. Aga Käbi Laretei ise võtab seda klaverimängu ikkagi kui nii mõttemängu kui ka sellist nagu sporti ikkagi. Ja tema fondis on mingid sellised joonised mingite käteharjutustega, et kuidas venitada näiteks käehaaret niimoodi laiemaks. Et see on väga huvitav. Aga jah, ma arvan, see on pigem selline tema üldine eripära, et ta läheb nagu sügavuti kõiges, mis teda huvitab. Mulle enne nagu meenus üks koht Urmas Otile antud intervjuust, et selle raamatu pealkiri on Eksiil. See on niisugune pikem intervjuu kirjalik ja seal on ka teised lühemad tekstid, aga seal on üks koht, kus ta kuidagi Ott küsib ta käest, et nagu miks sa nagu kirjutad või miks see sulle oluline on. Ja siis ta ütleb midagi sellist, et see annab, et ta loodab, et need kuidagi annaksid jõudu, et kui tema kirjutatu annab kellegile hiljem nagu jõudu, et siis on nagu see nagu tema soov nagu või täide läinud, et siis sellel on nagu mõte. Et kindlasti see, ma arvan, on kindlasti täitunud. Ja, et mulle tundub, et me hakkame nagu vaikselt võib-olla sinna nagu lõpupoole lähenema, et enne kui ma võib-olla küsiksin veel nagu Karolini sinu käest, et võib-olla ka nende muusikavalika kohta, et mida sa nagu täna enne mängisid ja võib-olla veel nagu päeva lõpus mängid, et kuidas sa valisid neid muusikavalasid, mida sa tahaksid täna siin esitada? See esimene plokk oligi tõesti siis seotud selle koduigatsuse temaatikaga. 2 pala, teine ja 3, olid siis Tubinal kirjutatud Eksiilis. Tegelikult kõik 3 olid rahvaviisi põhised. Aga see joon, et Tubin kasutab rahvaviise, mis on tema kodukandist pärit, ja see oli minu enda selline detektiivitöö, et ma üritasin ka siis teada saada, et mis laulude põhised nad on. Aga see oli siis nagu see mõte, et tõesti tutvustada Eksiilis kirjutatud muusikat. Ja need 2 viimast pala oli kirjastatud ka Ludwig Juhti, ühe ka väliseestlase, kes oli küll Bostonis peamiselt tegev. Ja läks Ameerikasse varem kui Tubin või kui Laretei. Aga igatahes, et jah, et selline nagu väliseestlaste võrgustumine või üksteise toetamine isegi, kui nad on üksteisest kaugel, et minu arust see tuleb nagu sellest 2 palast väga hästi välja. Ja nüüd need ülejäänud palad, mida ma mängin päeva lõpetuseks, need on siis valitud sellepärast, et need toetavad jälle seda minu hüpoteesi, et üldiselt need põgenikmuusikud eelistasid sellist kodumaist muusikat, mis oli menukas 30ndatel ja tõesti nad tutvustasid ikkagi enda päritolukultuuri just sellisel moel. Käbi Laretei puhul need Tobiase palad on mängitud on ju 40ndatel, 50ndatel ja sageli ajalehtedes on nii vähe täheruumi, et need ei ole nagu pealkirjaliselt mainitud, nii et see on natuke selline hüpoteetiline, et kas need on just need palad, aga ilmselt Käbi Laretei neid tundis ja ta on tõesti mänginud nii Oja kui ka Tobiast, et ma mängin 2 pala Eduard Ojalt ja 1 pala Rudolf Tobiaselt.
aga veel enne jah, et ma veel annan sulle ka sõna, aga et ma tahtsin veel öelda, et tõesti, et Käbi esimesed raamatud ja just see Peotäis mulda, et see on Loomingu raamatukogus siin, aga hilisemad, ma ei tea, vist peaaegu kõik hilisemad on ilmunud kirjastuses Seis ja Sirje Endre abiga, et selle üle ka mul on väga suur rõõm, et ikkagist nad on kõik eesti keeles olemas ja neid erinevaid, et see on palju rõõmu teinud ja Anu Saluäär tõlkija ei saanud täna siia tulla minul teadaolevalt, aga saatis ka oma tervitused. Et sa vist tahad veel midagi öelda, on ju? No, ma ei tea, kas ma tahan ise öelda, aga ma tahaksin lugeda ühe piisikese lõigu, et kuidas moodi siis Käbi Larete kirjutab mäletamisest ja elamisest läbi muusika. Võib-olla see kuidagi juhatab ka siis Karoliini mängimist, aga ta kirjutab siin tegelikult oma abielust Ingmar Bergmanit, aga ta kirjutab päris Eesti asjadest, aga kas mäletad, öeldakse teineteisele samal ajal, kui ühel avab mälupilt uksi maastikule, millele teisel kunagi pole olnud ligipääsu. Ometi on tahetud omavahel kõike jagada. Kaks armastajat kogevad pead pööritavaid hetki, kus kokkusulamine on täielik, nagu täiuslik klaveri akord paneb keeled vibreerima ja kustub aeglaselt. Isegi kui lõpuks peab pedaali appi võtma. Kõlailu ei kao, aga toon hääbub ja teda saadavad uued toonid ja ülemtoonid. Meil ei olnud juurdepääsu teineteise ülemtoonidele. Kumbki otsis teist oma ettemääratud helistikus, nii nagu kaks teemat ühes ja samas sümfoonias. Modulatsioone tuleb juurde, teema läbib lõputuid variatsioone ja lõpuks ei ole algne enam äratuntav. Või oleme liikunud punktum kontra punktum, ma ei tea, mis see muusikaline termin tähendab, polüfooniliselt fuugas, millest pole võimalik jagu saada, nagu seda on Hammer klaverisonaadi lõpufuuga. Me mäletame hingevalu, aga ei tea võib-olla seni ajani, kuigi palju selle põhjustest. Et minu jaoks ma nagu loen seda natuke nagu hiina keelt, seda lõika, et ma ei saa sellest muusikalisest sellest selgitusest aru, aga sina ilmselt saad. Ja kontrapunkt on selline nagu polüfooniline õpetus, et mitmehäälsuse õpetus, kuidas kõik need hääled on väga selliselt rangelt kokku komponeeritud ja seal on selline matemaatika lausa taga. Ja kusjuures selles ühes palas, mida ma mängin, on ka selline nagu viide võib-olla isegi Bachile, Tobiase palas kindlasti nagu sees, et ta kasutab ka just selliseid polüfoonilisi võtteid. Ja.
aitäh teile selle vestluse eest ja aitäh teile, et te tulite. Nii et sellega me siis ametliku osa loeme lõppenuks.